Tere kõigile! Ma räägin lühidalt, kuidas mina sattusin sellesse suurde kollektiivi, kogujate kollektiivi. Minu ema, kes oli juba oma elukaare lõpul, rääkis mulle, kes ma sel ajal olin aktiivselt tööga hõivatud, oma noorpõlve mälestusi. Ma ei pidanud neid siis nii oluliseks, et kõik meelde jätta. Aastaid hiljem hakkas see mind vaevama, et polnud tookord küllalt tähelepanu pööranud. Ja oleksin nüüd rohkem ema juttu süüvinud, aga oli juba hilja. Seepärast alustasin oma noorpõlve ja terve elukäigu üles tähendamist. Kuigi minu mälestuste algus pole sajandipikkune, vaid sõjajärgne periood, on praeguste noorte jaoks eluolu teinud täispöörde. Kuna olen elanud nooruses Põhja-Eestis, edaspidi Lõuna-Eestis, on ka siin võrreldavaid erinevusi. Kasutan alati võimalust järeltulijaile oma mälestustest rääkida, kui keegi selle vastu veidigi huvi tunneb. Kui noore soovist kohe kinni ei haara, ei pruugi see hiljem enam korduda. Pean väga tähtsaks mälestuste üles kirjutamist, sest võib-olla tekib mõnel uudishimu möödunud aegade kohta tulevikus. Ja suure väärtusega hindan ka pilte, fotosid, kui neile on märgitud pildil oleva koht, sündmus ja aeg ning pildistatud isikud või esemed. Kuna Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule arhiiv pakub välja igal aastal kindla teema, millest oma mälestusi jäädvustada, siis haarasingi sellest võimalusest kinni. Kindel teema suunab inimese oma mälus aktiivselt meenutama just piiritletud valdkonda ja ei valgu laiali. See on meenutajale mugav meetod. Eelmise aasta teema esemed meie rännakuil oli eriti südamelähedane, sest elu jooksul on tekkinud palju armsaid väärtustatud esemeid ja samuti pean kalliks ka pere traditsioonide jätkamist. Lõpuks räägin ühe loo, mis on leidnud huvi minu lapselaste poolt. Minu abikaasa vanaema Alma-Pauliine Rebane, kes sündis 1884. aastal Kaagjärve mõisa Õllepruuli tütrena, töötas nooruses samas toatüdrukuna mõisaomanike krootide juures. Tema korralikkuse ja aususe prooviks oli mõisahärra poetanud oma voodi alla mõne mündi. Kuna tüdruk korralikult koristades need leidis ja mõisahärrale andis, oli tema eksam sooritatud. Selle eest kingiti Alma-Pauliinele mõisahärra initsiaalidega hõbelusikas. See on mitmendat põlve meie peres hoiul, reliikviana koos selle saamislooga. Praegu juba 5. põlvkond on seda lusikat hoidmas. Ma tänan žüriid, kes tunnustas minu senist tööd. Aitäh!